kuidas tänane võistlus oli sul? Kuidas kulges? Eks ma läksin oma plaaniga, mis muidugi oli, ma tegin iseenda elu väga raskeks, et ma otsustasin, et ma lähen kohe algusest minema, hoian esimesed 20 minutit nii kõrgeid vatte, kui võimalik hoida on, teen enda elu raskeks, teen teiste elu raskeks, sain väikse vahe sisse. Esimese ringi lõpuks tekkisid mul krambid, nii et terve teise ringi ma sõitsin korralike krampidega ja palvetasin lihtsalt terve tee, et ma ilusasti lõppu jõuaksin, et raske sõit oli. Kas keegi osutas konkurentsi ka sulle? Eks nad alguses ikka tulid kaasa, aga kuna esimene pool oli selline väga vinge XCO-lik rada metsa vahel, et siis ma ei saanud tegelikult aru, et kui kaugel nad on, kas nad on mul saba peal või ei ole. Ja ma tegelikult tegingi sellist oma sõituse need esimesed 15 kilomeetrit ja siis ma sain aru, et väike vahe on sees ja ma teadsin, et eks ma pean sõitma niimoodi nagu oma limiidi peal ja lõppu jõudma lihtsalt. Palju õnne, Peeter. Räägi, kommenteeri, mis sai täna võistlusel määravaks? Aitäh. Ma ei teagi, eks taktika ja tugevad jalad, ma arvan. Ja natuke õnne ka, ma arvan, et siin kohe esimesest ringist ju kruusatee Rein pani kohe niisuguse tempo peale, et istu rongi taha ja vaata, kas istud ära või mitte. Et seal see kruus põlluosa olid kohe põhifavoriidid ees, et Rein, siis Martin Splums ja Josten ja mina ja Tarvis vist jäi kuskile taha ja ma ei tea, kas Kirill ja keegi oli ka seal meie taha, aga seal kohe läks põhimõtteliselt esimene metsal läks kõik juppideks. Et Rein hoidis seal peal ja siis läks Martin ette, kui läks natuke tehnilisemaks, niisugused raskemad kohad, et seal hakkas niisugune kummipaela efekt juba tekkima. Et ma kuulsin ka, et kohe Josten oli raske, et meil kõigil oli raske, et seal läksid korrad vahe sisse niimoodi, kes kelle taha jäi. Ja eks tunne oli üpris hea alguses, aga no jalad olid siuksed natuke naljakad. Aga me metsavahel siis saime kolmekesi minema, et mina, Josten ja Martin. Ja siis pärast kuskil poolel maal Rein kruusa peal tuli järgi. Ja siis istusime tema rongi taha jälle. Kuidas Martin minema sai? Et me tulime siin esimeselt ringilt, siis Josten tahtis seda vist Estonia Cupi seda võitu saada nii-öelda, siin oli mingi imelik süsteem. Et mind huvitas ainult Eesti meistrivõistlused ja siis me jõudsime jälle sinna metsa vahele ja siis hakkasime nagu ründama veits, et Martin hoidis tempot, siis ma panin paar rünnakut, saingi vahepeal eest ära, aga Josten vedas järgi. Et jalad olid ka siuksed nagu veidi krambiga juba teisel ringil minnes, aga ilmselt siis Jostenil ringi lõpu peale ütles ka, et mul on krambid ja lisaks tal vist hakkas tagarehv natuke tühjaks minema, et ma andsin talle oma õhuballooni igaks juhuks, et ta saab veel pumbata siin lõpus, aga ta otsustas mitte ja lõpuks Rein vist sai tast mööda, et ma siis viimased 10, kui tal hakkas tagarehv tühjaks minema, siis ma hoidsin peale, et nii palju, kui mul oli veel. Ja õnnestus siis ära võtta see, ehk siis 5. korda.
palju õnne just! Aitäh! Ja mis täna juhtus sul? Juhtus see, et sain tugevate meestega kohe algul eest ära ja kannatasin nii palju kui suutsin. Et õnneks seal Estonian Cupi kokkuvõtte peale sõitjaid ees nagu ei olnud, et siis sain siin Estonian Cupi arvestuses sain kindla võidu vähemalt. Aga siis teise ringi lõpus, kuskil 10 lõppu hakkasin tundma, et tagumine rehv on siuke pehme võitu ja et siis lõpuks ei olnudki midagi teha, et Bruus andis mulle nii-öelda õhuballooni ka, aga ma ei julgenud seisma ka jääda, et ma panustasin selle peale, et äkki venitab lõpuni. Et siis lõpuks õnnestus selle täitsa lössi rehviga lõpuni jõuda, et siin Taaramäe sai lõpus veel kahjuks kätte, aga ei ole hullu. Mis hetkel Taaramäe möödus sust? Kuskil 1,5 kilomeetrini lõppu peale viimast tõusu. Et selle Munakivi tõusu peale oli keeruline? Peale Munakivi peale veetakistust ja siis nii-öelda viimane tõus vist tuli ja sealt tõusu otsas sai kätte. Ja kuna rehv oli nii tühi, siis ma isegi ei saanud talle sama peale, et läks nii. Räägi, mis täna rajal kõige raskem sinu jaoks oli? Kõige raskem oli tempot hoida, et kogu aeg oli küte peal ja siis tuli täiega panna ja vaadata, et see kuskilt maha ei jää ja siis koostööd teha ka hästi palju nagu. Kui keeruline oli see raja alguse osa võrreldes selle raja teise osaga, et kuidas sa neid kommenteeriksid? Ta ei olnud nagu tehniliselt keeruline, aga siin oli hästi palju suuri lahtiseid kive ja siis see tegi võib-olla natukene siukseks ohtlikuks selle raja. Et teine pool oli natukene tehnilisem, natuke rohkem tõusu oli, aga esimene pool oli hästi kiire lihtsalt, et sa pidid nagu kogu aeg olema nagu valvel ja hoidma kinni. Okei, ma tulin juba sellise taktikaga peale, et ma nägin, et esimene 15 kilti on üks kõige raskem osa, et ma ei taha seda ära raisata, et tahaks selle kohe ära kasutada, et muidugi oleks esimese osa rahulikumalt võtnud, siis oleks nagu teise osa peal oleks tüübid maha jäänud nii-öelda, et kohe punn põhja ja õnneks tekkis siuke hea grupp, et ausalt öeldes kui me minema saime, see esimene osa oli nagu minu tehtud, eks ole, ja pärast juba siis paigivennad Plumps eesotsas nagu pani gaasi nii palju, et me ikka rippusin seal terve ringi ja siis üks 40 sai sõidetud, siis ma jäin maha. Lõpuks Eesti poisid hakkasid eest paistma üllatusena ja Vaidemile, ma ei tea, ma arvan, ma ei ole seda kätte saanud, kui nad olid kogu aeg suht lähedal. Et tal läks rehv puru, aga see on natuke see karma, et ta selle Estonian Cupi võitis, et siis ma pidin siin Eestikitel teine olema, et oleks ta selle Estonian Cupi minule jätnud, et siis ma oleks talle lasknud hõbeda peale finisseerida. No Jaanika pani kohe alguses punni põhja ja mis siis Mari-Liisiga läksime talle järgi ja ma kannatasin umbes 10-15 minutit selle tempoga ära, siis ma sain aru, et selle tempoga ma kaugele ei jõua. Ja ma jäin neist maha ja siis esimese ringi ma sõitsingi ühe lätlasega koos. Aga kuna ta pigem oli aeglasem kui mina, siis ma enne esimese ringi lõppu läksin eest ära ja teise ringi siis sõitsin nii, kui ta jaksasin veel. Kes seal naistest veel konkurentsi sulle pakkus? Janelle oli järgmine, et mul ei ole aimugi, mis vahe ka temaga on, et siis ma teine ring sõitsingi nii, kuidas ma jaksasin ja lootsin lihtsalt, et keegi järgi ei jõua.